Anneli, sul on väga huvitav tegevus käsin, mis sa teed? Ma teen siin sõlgesi praegu veinipokaali taldadest. Taldadest. Veinipokaali tallad, need on need veinipokaalid, mis on varem katki läinud või? Jah. Ja sõlgesid mille jaoks? Need on Eetiline Eesti suveniir 2009 ja Tallinn 2011 üks ametlikest kingitustest. Kuidas sa teed neid? Selle jaoks on ju oma tehnika. Ma vaataks. Siin on juba eelnevalt ära lihvitud klaasipõhjad ja siis kanname siia peale sükse kile, kuhu peale tuleb joonis. Ja kui see joonis on välja lõigatud, siis me liivsöövitame ta välja ja siis ta saab selline asi. Ja kõige lõpuks kinnitame hõbedast sükesed detailid, siis ongi sõlg valmis. Tallinnas on olemas selline koht, üsna kesklinnas, nagu loomeinkubaator, kus kõik need inimesed, kes tegelevad kunstiga, saavad endale ühe sellise väikese ateljee või ruumi, kui palju siin selles loomeinkubaatoris praegu nii-öelda kohti on. Antud loomeinkubaatoris peaks olema üle 30 koha, mis on ka paljuski nüüdseks juba täidetud ja huvilisi on ka veelgi, nii et tõenäoliselt mingil hetkel peame juba mõtlema selle peale, et kas saavad ehk uus loomeinkubaator. Me räägime siis kunstnikest, need, kes teevad näiteks klaasi, teevad ehteid, teevad kausse, erinevaid kujukesi, juveliirid, mis veel? Disainerid, projekteerijad, internetiteenuste pakkujad, kõik võimalikud. Me peamegi arvestama siin sellega, et tegemist on loominguliste inimestega, kes siiski müüvad oma tooteid. See eristab neid tavalistest kunstnikest, kes teevad loomingut nii-öelda loomingu pärast. Mida te nendelt inimestelt ootate, kellele te olete need ruumide selle võimaluse siin andnud? Eelkõige ettevõtlikkust. Ehk siis need ongi need inimesed, kes plaanivad oma loomingut turustada, müüa ja seetõttu peaks olemagi ettevõtlikkus see peamine argument, mille pärast siia tulla. Tegemist on sellise suurema projektiga, kuhu on tulnud Euroopa Liidust mitte vähe raha, ma ütlen, ja sellesse on kaasatud tegelikult väga palju linnu. Jah, konkreetselt projekt Creative Metropolis, millest jutt on, sinna projekti on kaasatud 11 erinevat linna üle Euroopa. Kui palju Tallinnasse selle projektiga raha tuli Euroopa Liidust? Antud projektiga tuli Tallinnasse raha 2,3 miljonit, millest 15% on meie oma finantseering ja 85% tuleb Euroopa Liidu vahenditest. Projekt kokku maksab üle 38 miljoni krooni, nii et tegemist on tõesti väga suure projektiga. Projekti eesmärk oli lisaks nüüd füüsilise keskkonna arendamisele kaasata ka kõikvõimalikke muid teenuseid, mis aitaksid ettevõtetel rahvusvahelistuda, mis aitaksid ettevõtetel kasvada ja mis pakuksid ka avalikule sektori rohkem võimalusi ettevõtete toetamiseks ja nõudluse suurendamiseks loomemajandusettevõtete toodete ja teenuste järgi. Mis see inkubaator eelkõige annab? Ma saan aru, ruumi, kas ta küsib ruumi eest üüri või on see kõik tasuta, et mismoodi on seda ettevõtlust siis lihtne just nimelt selles loomeinkubaatoris alustada? Antud inkubaatoris pakutakse ruumi soodustingimustel ehk siis veidi madalamalt turuhind on ja loomulikult kaasnevad sellega siis kõik võimalikud muud teenused, on siin sekretäriteenus, antakse nii-öelda väikene rahaline osak, et sa saaksid koolitusi endale võtta ja loomulikult kõige suurem pluss, mida just loomeettevõttel vaja oleks, on omavaheline koostöö. Kristi, mis kasu sellest loomeinkubaatorist ühele sellisele väikesele ettevõtjale on, kes kunstiga tegeleb? Väga suur kasu. Et esiteks ruumid, et väga-väga raske oli sobivat ruumi leida, et meil on nagu peaaegu ideaali lähedane, et esimene korrus, suured aknad, valgus, väga-väga meeldiv töökeskkond. Ja teine asi muidugi koolitused, sunnib takka, et ise võib-olla ei läheks, aga siin on ikka ette nähtud see raha ja ise peab muidugi hakkaja olema, selle ära kasutama ja väliskoolitused ja kõik need kohalikud ja teine asi, kolmas asi, siis peab vahest harva ikka oma majandusnäitust ka ette näitama, et see ka nagu sunnib nagu, et raamatupidamine peab korra olema. Just, et nagu kunstnikul ei tule see väga kergelt, et see on väga hea, et keegi viskab silma peale ja kas kiidab heaks või ütleb mõne julgustava sõna või ütleb, mis peaks nagu paremini olema, et ei, tolk on kõvasti. Sellisena on ta siis nüüd täitsa valmis kujul? Jah. Kõik detailid on olemas ja täiesti valmis kandmiseks. Valmis kandmiseks.